Me räägime täna Genfi autonäituse mõistes Mazdadest ja samuti on rõõm tõdeda, et varsti on need autod siin koha peal olemas. Mis oli selline põhisõnum, mida siis Genfi autonäitus toob Eesti, võib-olla siis tulevasele ja praegusele Mazda omanikule? Kõigepealt on rõõm tõdeda tõesti, et 2017 saab meil olema põnev aasta, et läbi suuremate ja väikeste uuenduskuuride oleme uuendanud kogu mudeli valiku ja selle krooniks ongi siis tänavu turule tulev teine CX-5 põlvkond ja selle üle kogu aur tänasel päeval enamasti käib, aga muuhulgas tasub mainida ka seda, et MX-5 tuli siis käesoleval aastal välja Fastback keretüüp, mis sai ka Retot organisatsiooni poolt auhinnatud kõrgeima Best of the Best tiitliga, kus täiendame uue mudeli lisamisega, kus täiesti uue mudeliga. Veel mõni aasta tagasi Genfi autonäitusel on mul ikka tulnud rääkida erinevate autotootjate esindajate, disaineritega ja kõik küsisid, et mis ta seal Eestis toimub, mis asja te müüte, miks linnamaastur crossover, et see on Euroopas täiesti tundmatu asi. Nüüd 3-4 aastat hiljem on asjad kardinaalselt muutunud ja igal autotootjal on mingi selline kõrgem, ütleme siis kergelt maasturi moodi auto olemas, et mis auto see CX-5 üldse on? CX-5 ongi kõige otsesemalt sinna klassi kuuluv sõiduk. Konkreetse auto puhul on siis tegemist juba teise põlvkonnaga, ehk siis CX-5 lugu sai alguse aastal 2012 ja tegemist on keskklassi linnamaasturiga, mis on meil siis saadaval nii esi- kui neliveolisena ja võiks öelda, et meie klientidele peamiselt pakub huvi kõrgem clearance, parem nähtavus ja see nelivedu on võib-olla isegi teisejärgulisem, kuigi on täiesti saadav. Ega tegelikkuses ei ole üldse nagu naljasi see nelivedu, et see on ikkagi pigem müügiargument. Ma võin siia omapoolse loo juurde rääkida, kuidas ma sõitsin ühe autoga 1,5 aastat ja 3 kuud hiljem ma sain aru, et tegemist on ainult kaheveolise autoga, tegemist oli linnamaasturiga ja lihtsalt väga lihtsalt põhjusel seda tegelikkuses ju vaja meil ei lähe. Tõsi ta on, arvestades, et enamik inimesi elab linnale suhteliselt lähedal või suisa linnas ja teede hooldus on meil täna võrdlemisi heal tasemel, siis see esivedu on täiesti piisav. Pigem hinnatakse seda kõrgemat nähtavust ja võib-olla mõnevõrra kõrgemat clearance'it ja teinekord mõnest lumehangest või äärekivist lihtsam oleks üle sõita. Et need on peamised väärtused ja vanemale põlvkonnale on kindlasti lihtsam sisse istuda ja sirgem isteasem, mis annab selle. Tulles näiteks CX-5 juurde, siis uuel mudelil on Mazda insenerid ka sellele tähelepanu pööranud, muutes iste naturaalsemaks, vesimustunnet vähendavaks, muutus ukse avamise hõlpsamaks, just nimelt pöörates tähelepanu sellistele pisidetailidele, mis annavad parema premium tunnetuse uuele mudelile. Milline on tänane uus auto? Turvalisuse seisukohast kõik need asjad, mis võib-olla, ma ei tea, tuua siin pioneerina Volvo 10 aastat tagasi on toonud auto turvalisusse alates turvavööst juba mitukümmend aastat tagasi. Need asjad on täna praktiliselt olemas iga autol ja ka juba standardarustuses. Täpselt nii ta on ja ei ole siit erinev ka Mazda, kes siis uue mudeli puhul ühest küljest on täiustanud oma Mazda puhul siis High Active Sense paketti, millesse kuulub siis kõigil mudelitel nii G-Vectoring süsteem kui ka nutikas linnapidurdusabi. Aga näiteks uued CX-5 puhul on siis seda veelgi kaugemale viidud. Esiteks on ta lisatud juba keskmisest varustustasemest ja kätkeb muuhulgas siis ka adaptiivsed püsikiirushoidjad, mis võimaldab nulli pidurdada hoo, kokkupõrke ennetussüsteemi, mis tunneb ära ka jalakäijaid ja nutikas linnapidurdusabi, mis oskab ka tagurpidi pidurdades abistada. Mis teeb CX-5-st sellise auto, mida peaks inimene tulema ja eelistama teistele linnamaasturile? Neid põhjuseid on tegelikult mitu. Et ühest küljest on auto hinnatud disain, mis muudab ta selgelt eristuvast tänasest massist ja ka paljuski konkurentidest. Teisest küljest on uue mudeli puhul pööratud sedavõrd suurt rõhku kvaliteedile ja ka sõiduelamuse parandamisele, et me räägime Mazdast, mida varem pole siin turul nähtud. Näitena võib tuua kas või ulatusliku müraisolatsiooni parandamise salongis nii tuule, sõidu kui rehvi müra osas, samuti kus on saadaval elektriline tagaluuk, tagaistme soojendused, tuuleklaasile kuvatavad näidud kui ka veel palju muud. Kuna klient saab seda autot käega katsuda ja võib-olla õnnestub ka proovisõitu teha? Esimesi autosid ootame meile juba suve alguses, eeldatavasti juunikuus ja täpsem info saab saadaval olema meie kodulehel ja kindlasti tasub tulla juuni alguse poole Mazda salongidesse tutvuma uue mudeliga.